Tervist, kallid netlased, on taas aeg alustada saatega Tõsised jutud. Ja nagu te isegi näete, on kätte jõudnud jõuluaeg. Täna oleme me kolinud oma stuudio Solaris Apollo raamatupoodi ja oleme kohale kutsunud ka oma eksperdid. Ja me uurime neid, miks tähistatakse jõule, kuidas jõuluvana kõikjale jõuab ja mis seos on jõuludel Jeesusega. Tõsised jutud, jõulueri alustab nüüd. Hoidke kinni! Anname minna! Yeah. Räägi mulle, miks tähistatakse jõule, kust see tava alguse sai? No ma arvan, et kunagi inimesed mõtlesid selle välja, et võiks jõule teha, et võiks jõule tähistada. No eks ta kusagilt Soomest alguse sai ja... Minu meelest Lapimaalt vist. Ja see põhjapooluselt see ikka. Ja ma arvan, et tähistatakse sellepärast, et vahepeal on siis nagu vaheaeg, et kogu aeg ei pea tööl käima ja koolis käima ja lasteaias käima. Lapimaalt. Lapimaalt? Miks just Lapimaalt? Sest et sellel on jõuluvanad. Vist peaks olema see Jeesus Kristuse sünnist. Kui Jeesus sündis, see on nagu üks aasta aeg on nagu tema sünnipäev, terve suur üks sünnipäev. Aha. Ja see hakati kingitusi nii tegema. Aga millal Jeesus Kristus sündis? Millegil talvel, kuskil kõrbes. Ja jõulud ongi selline ülemaailmne püha, et seda tähistatakse igal pool, sellepärast et Kristus oli ju ainult üks maa peal. Sa jõuluvanasse usud ju, on ju? Kindlasti usud. Mattis, mida teeb jõuluvana suvel, kui tal on vaba aeg? Läheb puhkusele. Läheb puhkusele? Kus ta puhkusele läheb? Läheb reisib soojale maale. Puhkab ja valmistub talveks. Mõtleb kindlasti, et kellele tuleb siis kingitusi viia lõpuks. Suvel töötab või sõidab Austraaliasse. Jõuluvana puhkab suvel. Suvel ta lihtsalt puhkab. Puhkab, magab. No üldiselt ole olemaski, aga muinasjuttudest ta lihtsalt puhkab. Ta ei tee midagi. Millega jõuluvana liikleb? Ikka enda saaniga, mida veavad põhjapõdrad. Saaniga ja põhjapõtradega. Saaniga. Millega jõuluvana liikleb? Saaniga. Kus ta liikleb selle saaniga? Taevas. Võlusaaniga ja siis on põhjapõtrad ka küljes. Saaniga. Seal ees on põhjapõdrad ja siis ta nagu ei liigu maas, vaid on niimoodi taevas. Saaniga, lennukiga, ükskord tuli isegi mootorrattaga. Kuna nüüd lund ei ole, mitu aastat jõuluväeg olnud, kas jõuluvanal on saaniga liiklemine tänu sellele natuke raskem ka? Eks ikka on. Tegelikult ma olen kuulnud, et kui lund ei ole maas, siis jõuluvana saan lendab. See lõhub ta need saani, mis need on seal, need all, need mingid rattad tal ei ole, tal on need mingid pikad pulgad nii-öelda, need lõhub ära ju. Kuidas jõuluvana jõuab ühe ööga kõikide lasteni maailmas? Tal on selline teleporteerumismasin. Teleporteerumismasin? Jah, läheb ühest kohast sisse, läheb teisest kohast välja. Kõikidel on eraldi jõuluvana. Igal lapsel on oma personaalne jõuluvana. Jaa. Sellepärast, et tal on põhjapõdrad, kes lendavad. Ma ei tea, ta on lihtsalt väga kiire võib-olla, põhjapõdrad on kiired. Ingrid, kuidas jõuab jõuluvana ühe ööga või ühe õhtuga kõikide maailma lasteni kingitused toimetada? See vist tähendab seda, et ta on hästi töökas ja eks teda ikka natuke aitavad tema väikesed abilised päkapikud, aga ma arvan, et ta ise on ka nii töökas ja tubli, et jõuab iga lapse koju. Tal on ju saanigi kiire. Aga kuidas päkapikud teavad, et kes on olnud hea laps ja kes on olnud halb laps? Neil on pikenduslubid, millega nad vaatavad lapsi, kas nad on head või pahad. Neil on seal Lapimaal mingi väike teleskoop, kus nad saavad näha iga lapse majja. Kui näiteks laps käitub halvasti, siis nad näevad seda. Nad vaatavad igal õhtul aknast. Igal päev ei käi. Nad käivad niimoodi, nad käivad kõik vaatamas ja siis... Ja nad näevad sind igalt poolt. Neil on väga hea mälu ja nad jätavad kõik meelde. Vaatavad näiteks ühe aasta, vaatavad ära ja siis aimavad juba ette, et kuidas ta on.
Vaata, sul on ju uksed lukus öösiti, onju? Aknad on kinni. Kuidas siis päkapikud tuppa pääsevad? ma ei teagi, äkki teleporteeruvad. arvatavasti on neil ka selline teleporteerumismasin, väljaspool on selline ja seespool on selline, mis läheb läbi. kuidas nad aknast sisse saavad? Nad saavad ennast ükskõik kelleks muuta. no ujudes on, ma arvan, et sellised nagu pragud ja siis nad on hästi-hästi väiksed ja siis nad saavad sealt nagu sisse tulla. aga kuidas nad siis kommi kaasa võtavad? Kommi panevad vanemad. Tulevad aknast vaikselt sisse öösel. äkki toob korstnast nagu jõuluvana. miks on Karl nii, et osad lapsed saavad jõuludeks mängukonsoole, uusi telefone, aga teised lapsed saavad näiteks raamatuid või villaseid sokke? mida parem laps oled, seda kallim kingitus. sellepärast, et mõned ei kirjuta, mõned kirjutavad. et mida nad jõuluvanad tahavad? ja väga loogiline. kes saavad raamatuid ja sokke näiteks, nemad on nagu natukese halvad, natukesed pahandustega on hakkama siis saanud. arvatavasti nad soovisid seda. ma soovisin ka raamatuid. mina ei tea. see ei olene sellest, kui hea laps sa oled olnud, kui sa oled nagu halb laps olnud, aga su perel on raha, et osta sulle telefoni ja selliseid kallimaid asju, siis sa saad selle. mul oli eelmine aasta niimoodi, et ma kirjutasin ma olin kõik tubli, onju. Ma kirjutasin jõuluvanale, et mul on praktiliselt kõik asjad sellel aastal juba olemas, mul on täpselt ennem seda sünnipäev, 18. detsember. Et siis, et mul on kõik asjad olemas, et mul ei olegi midagi vaja ja siis ta tõi mulle mingisuguse suvalise lauamängu. Aga ma mõtlesin, et ta toob ikka midagi sellist, millega ma midagi teen ka, aga ma ei mängi üldse lauamängudega. No. Mis on seos jõuludel ja Jeesus Kristusel? ma ei oska. Keeruline küsimus või? jaa. selle kohta mina ei oska mitte midagi öelda. Oota, mis Jeesus Kristusele? Mul ei ole veel koolis ajalugu. jõulud ja Jeesus Kristus. äkki Jeesus Kristus alustas jõulude pühaga. jõulud on üks suur püha. On? Jeesus on ju ka üks hea siukene püha. Pühak. jah, saad aru, pühak ja püha. no Jeesus Kristus sündis jõuluööl, aga Kes ta sünnitas? Jumal. Jeesus Kristus oli väga hea inimene, kes lihtsalt kasutati ära ja kõikidel inimestel, kes usuvad Jumalasse ja Kristusesse, nemad minu arust mõtlesid välja sellise asja nagu jõulud ja see läks nagu täpselt kuidagi kokku ja tuli selline asi nagu Kristuse sünnipäev, jõulud. Aga miks käiakse jõulude ajal kirikus? Sellest sama Jeesus Kristuse pärast, ma arvan. Süüa meeldib? Süüa, ikka meeldib. Meeldib, jah? Talvel on see keedukartuli verivorst, aga verivorsti ma ei söö. No vot, nüüd ongi sul võimalus katta oma pere jõuluõhtulaud. Kuidas sa seda teeksid? Ma paneksin sinna kindlasti keedukartulit väga palju, hakklihakastet väga palju, piima, no ja siis on veel üks sool on hea ka. kalkunipraadi, sõid hästi palju otimune. Milline oleks sinu pere jõuluõhtusöök, kui sina saaksid selle valida? Mis te sööksite? Kui mina valiksin, siis me sööksime verivorste ja hapukapsast ja hästi nagu heasi sööke. Teeks traditsioonilist jõulusööki, et nagu kapsas ja siis verivorst ja kartul. Aga nagu me teeme tavaliselt tarretist magustoiduks, aga ma väga ei söö tarretist. Ja siis ma teeks mingit šokolaadikooki. Keedukartulit sulle täna pakkuda ei ole, aga meil on midagi muud huvitavat. Kuidas sulle see meeldib? See on... Kas sa tead, mis toiduga on tegu? Sült ja leib. Kas sa tahad sülti maitsta? Ei. Aga võtad äkki väiksampsu? Leivast võin küll võtta. Aga ma tahaks just, et sa süldist võtaks väiksampsu. Ei, siis ma küll ei võta. Ma ei julge proovida. Ei, proovi. See on midagi hullu. Okei.
vanaema juures tuleb palju paremini sünt lahti. no kuidas sült on? Kommenteeri. täitsa sült. Väga hea. Maitseb sulle? Jaa. väga hea või? Aga mulle tundub, et ma hakkan seda vist iga aasta nüüd jõuluti sööma. Suutok, Jaa, mulle maitseb see liha, mis seal sees on. sa võid veel võtta? Ma ei taha. Võtan leiba peale, see ei maitsenud eriti. Ei maitse. Ütleme, et sina oled nüüd jõuluvana. Kujutad ette, et sul on siin abe ees, on ju, müts peas ja... Mul on müts kaasas, aga müts ei tohtinud panna ju. Ja Lauri keelas ära, ma tean, ta ei jaga seda värki. Aga mida sa oma perele kingiksid, kui sina oleksid jõuluvana? 15 erinevat sorti iPhone'i telefone ja siis me ei peaks neid kogu aeg ostma. Iga pereliige tahaks ju suurt hulka raha. Kujutame nüüd ette sükest asja, Adrian, et sina oled jõuluvana. Mis sina oma perele jõuludeks kingiksid? Me ostamegi täna põllupoest mulle midagi ja Annele või vanematele jõulukingitus. Arvatavasti emale kingiksin mingi suure küünlast, ta põletab kogu aeg küünlaid ja kogu aeg ostab ta neid uusi. Isale ostaksin suure kommipaki, sest talle maitsevad väga kommid. Ma emale kingiksin mingi võib-olla hästi särava huulepulga ja kassile väga palju kassisööki. Kui keegi tahaks, ma võib-olla kingiksin neile uue arvuti või uue teleka. Aga Noora, meil on siin ees üks kingikotikene ja Tõsised jutud meeskond soovib sind tänada selle eest, et sa osalesid meie saates ja tahame sulle teha ühe väikese kingituse. Aga nagu kingitustega ikkagi on, eriti jõulukingitustega, siis need tuleb ju välja lunastada. Kas sul oleks meile lugeda mõni luuletus või näiteks laulda mõni laul? Seal elab päkapikk. Seal elab väike päkapikk, põdral maa ja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, jäädes jookseb kõigest väes, lävel seisma jääb, Ta saiu küpsetab. Ta maits saiu küpsetab. Ta saiu küpsetab. jäänes tuppa tuule sa, anna käppaga. Hei! Super, Grant! Ma arvan, ei teagi. Milline paks sulle kõige rohkem meeldib? Ma arvan see. Ma tahan kõige suuremat. Võta kõige suurem. Tee see lahti ka, vaata, mis seal sees on. Siin on raamat sees. Oi, tuttavad näod. No mis see on? See on mingi mäng. See on tõesti mingi pullvärk. No nii, oled rahul? Meeldib sulle kingitus? Ei meeldi või? Mis siis Maša Karu raamatul viga on? Ma ei vaata seda enam ammu. On kihvt? Jah. Hakkad kodus õega nüüd kohe mängima? Jah. Safe breaker. See inglise keeles on lihtsalt seifi lõhkuja. Oho, kuule see on küll väga... Isegi tahaks. Seda ma vist kodust on lahti ja hakkan mängima. Kutsud mind ka või? Mis su number on siis? Oled sa kingitusega rahul? Jaa. Kas sa soovitaksid teistel lastel ka meie saatesse tulla? Jaa. Häid jõule. Häid jõule kõigile. Häid jõule! Häid jõule. Häid jõule. Häid jõule! Vot nii saigi läbi meie Tõsised jutud erisaade. Aga meie Tõsised jutud meeskond täname teid kõiki vaatamast ja soovime teile kõigile ilusat ja rahulikku jõuluaega. Olge siis mõistlikud ja ärge palun üles sööge. Kui teile meeldis meie saade, siis olete väga teretulnud laikima meid Facebookis. Ja YouTube'is võib ka. Aitäh teile, ilusaid jõule! Tada! Taas kohtumiseni helendaval ekraanil. Tšau! Tšau! Võtame selle süldi ette või? Ma arvan küll tõmbame selle päkast silmane. Jälle siin.